Need kaks eelnõu, praegune 785 ja järgmine 786, on ühe pere 2 last ja mõni laps on veel tulekul. Ja täna see lõpphääletus tuleb mõlema puhul ja tegelikult need kujutavad endast, kui lühidalt kokku võtta, Aasiast pärit odavtööjõu ja sissetoomiseks ja kiirteeks nende edasisel liikumisel Eesti Vabariigi piires. Ja tõepoolest, nagu ikka on, kõikidel on hea eesmärk, et tööjõudu napib ja on vaja oskustööjõudu ja tippspetsialiste tuua siia. Aga paraku on tippspetsialistide toomisel uks lahti niigi juba. Kui 1,5 korda rohkem maksta kõrgemat palka keskmisest, tere tulemast. Ja sama on ka oskustööjõuga. Ja kui maksta neile samasugust palka nagu kohalikele. Ja isegi nende olemasolevate võimaluste kasutamist ei ole Eesti suutnud realiseerida. Aga kui nüüd pakutakse või avatakse uks nendele, kellele võib maksta 0,8, 80% keskmisest brutotöötasust, siis rääkida, et tegemist on tippspetsidega või oskustöölistega, päris hästi see ei kõla ja eriti usutaval ei ole. 33 aastat tagasi, juulikuus, 9. juulil võeti välismaalaste seadus vastu siinsamas ja Ülo Nugis istus seal selja taga mul praegu ja Mart Laar oli peaminister toona. Ja see välismaalaste seadus oli murest Eesti rahva, keele ja kultuuri säilimise pärast. Ja peale selle on vastu võetud tegelikult väga palju erinevaid erandeid. Nii et erandid on muutunud juba tegelikult normiks välismaalaste seaduse puhul. Ja see tähendab, ma vaatasin 2024, kui anti välja Eestis 6177 tähtajalist elamisluba, aga sisserände piirarv oli 1177. Nii et tegelikult erandid moodustasid 81% normist. See oli paar aastat tagasi. Ja asi pole paremaks läinud natukenegi mitte. Nii see tähendab, et erandid on muutunud normiks. Ja nüüd järgmine samm, need 2 eelnõud, see praegune, mida ma tutvustan, 785 ja järgmine, moodustavad tõesti ühise terviku. See on praegu, nagu piltlikult öelda, uks kolmandatest riikidest pärit odavtööjõule, mida me avame nüüd jõuliselt peagi, vähemalt osa kolleegidest üritavad seda avada. Ja järgmine eelnõu, millest ma ei räägi praegu, moodustab selle kiirtee peale selle ust, kuidas iseenesest on see suurepärane, et elamisluba ja tööluba tehakse üheks dokumendiks. Bürokraatiat vähem, selle vastu ei ole mitte midagi. Nii et see on see kiirtee pärast selle ukse avanemist. Ja tegemist on tõenäoliselt valdavalt Aasia päritoluga odavtööjõule. Ja kõike selles olukorras võib mõista tööandjad. Tööandjad ütlevad samuti, et oleks nagu vaja töökäsi ja kõike neid oskustöölisi ja kõike neid. Aga samas igasugune migratsioon tegelikult lükkab need probleemid edasi. On olnud varem niimoodi, on ka praegu ja on ka edaspidi. Et hetkel me saame, paluks veel mõni minut. 3 minutit lisaks. Jah. Et hetkeks me saame sellise kergenduse tööjõudu siia, sinna ja kolmandale poole, aga lükkame need probleemid edasi. Aga kuidas see mõjub tegelikult sellele põhiprobleemile, et Eesti jääks eestlaste
eestlaste riigiks, kus eesti keelt on võimalik rääkida, eesti kultuur õitseb ja nii edasi. See nagu ei ole enam järjest rohkem enam kõige olulisem asi. Põhiline on, et tööandjatel oleks võimalikult soodsaid töökäsi. Ja selle asemel on ammu räägitud, meil on palju ametnikke, kes on hästi haritud ja kogemustega. Meil on olemas AI, mida on võimalik kasutada väga mitmetes tehisaru, mitmetes eluvaldkondades, ka tööstuses ja nii edasi. Nii et tegelikult potentsiaali olukorras, kui meie demograafiline olukord on hullemast hullem. Ei hakka seda pikalt rääkima, kui hull ta on. Ja sellel taustal ei ole see minu meelest kõige arukam tee probleemi lahendamiseks. Ja ma olen kindel, et ei Mart Laar, ei Ülo Nugis, Edgar Savisaar, Tunne Kelam, kes toona välismaalaste seaduse vastu võtsid ja selle välismaalaste piirarvu 0,1% kehtestasid, ei oleks selle eelnõuga nõus. Enamikult ei saa küll küsida kahjuks, aga see on minu kindel arvamine. Ja selles taustal kinnitan teile, et mina ja Keskerakonna saadikud seda eelnõud ja ka järgmist ei saa kuidagi mitte toetada. Kuigi mure on arusaadav, aga selle nii-öelda lahendamise viis ei ole minu meelest kohane tänasel päeval.